mida see ohuhinnang ütleb ja milline see teie sõjaline nõuanne valitsusele oli? Kõige esimese asjana ma rõhutan ühte fakti, mina ei räägi protsentidest. Me räägime sõjalistest võimetest, mis on vaja kiiresti üles ehitada, et saavutada meie julgeolekupoliitika eesmärgid. Sõjalises mõttes peame olema valmis võitma järgmine potentsiaalne konflikt, mille tõenäosus ajas kasvab, sest olukord meie ümber muutub selliseks. Ehk siis see 5% on pigem keskmine tase, mille sisse me tõenäoliselt mahuksime, sõltub ka majanduse olukorrast, sõltub ka ausalt öeldes relvatöösturite ahnusest ja võimest asju toota odavamalt ja suuremas koguses. Aga 5% on pigem selline, mille järgi me saame öelda, et mõned asjad tuleb teha kiiremini, kus see rahaline vajadus võib olla hüppeliselt suurem, seejärel ta võib olla mingi aega mingil teatud tasemel ja nüüd, kui me oleme edukad ja suudame sundida Venemaa poolt praegu kasvava ohu taandumise, siis me saame hakata ka rääkima teatud võimete ajutisest riiulile panekust ja kaitsekulude hoidmisest. Aga praegu pole mitte ühtegi märki, mis annaks mulle alust arvata, et potentsiaalne eskalatsiooni võimalus ei suureneks lähitulevikus.